igatahes õhusem küsimus. Mis toimub inimesega? Kui kaua peaks inimene elama ja mil moel? Võtame selleks näiteks Nobeli preemia laureaadi professor Menšikovi ütluse. Inimene peaks elama vähemalt 150 aastaseks. 150. Sama kinnitab ka Nobeli preemia laureaat Ivan Pavlov, akadeemik, kes ütleb, et kõik, kes on lahkunud elust alla 150 aastasena, on ära mõrvatud. Kas pole kummaline? Kas pole kummaline? On. Siin muidugi saab vaadata seda, et kui kaua siis tegelikult peaks elama inimene, kui ametlik teadus väidab 80 kõrgiga, siis me näeme, et 60-sed on inimesed läbi ja lahkuvad. Tegelikult saab seda võrrelda kõike loodusest, saab vaadata, kui kaua kestab inimese noorus, küpsemine ja see arv karutada kuskilt umbes 6-ga, siis saame me ka tegeliku inimese või mingi looma loomuliku vanuse. Kui kass saab täiskasvanuks 2-aastaselt, elab 12 aastat, siis hobune saab 4 aastaga, elab 25, kaamel 8-ga ja elab 40 ja enamgi, siis inimese nooruspõlv kestab 20 aastat ja küsimus, kaua peaks elama inimene? Lihtne matemaatika ütleb, et korrutame selle numbri 6-ga. Saame 120. Näete, 150, 120, igatahes 100 pluss on kindel. Aga miks siis inimene ikkagi ei ela 120-ni? Vaadates seda tänavat siin Budapestis, ei näeme mitte ühtegi inimest, kes oleks ligi lähedaseltki sinnamaani, 80, 90. Siin on valdavalt inimesed 30, 40, 50, mõni proua on siin 80, paar tükki ja see on tegelikult haruldus. Siis on selge, et looduses on kõik paika pandud, kõik seosed on paigas ja isegi ajumassi suurus võrrelduna kehamassi näitab ära, kui kõrge on ühe või teise loomaliigi eluiga. Kui võtame koera ajumass on 1/500 oma kehaga, siis lehmal on see 1/1000, jõehobul on 1/6000 ja inimesel on 1/45. Ajumassi ja keha suhe näitab ära ka loomade eluea. Nagu näha, on see inimesel kõige kõrgem, ehk siis kõvasti kõrgem kui paljudel loomadel keskmiselt. See tähendab seda, et inimene peaks elama siis kõvasti rohkem, kui elavad muud loomad. Aga miks siis inimene ikkagi ei suuda elada nii, nagu ta peaks? Ja inimene läheb siis läheb vanavasse palju varem. See teema on üleval ja see sageli on niimoodi, et kui inimene sünnib loom, see on tal kaasas programm. See programm on siis niimoodi, et selle programmi järgi saab paika panna selle, kuidas peab elama, aga kahjuks selle ei anta inimestele kaasa, loomadele ka. Puudub kasutusjuhend, kuidas kasutada oma keha ja seetõttu elatakse lihtsalt, kuidas juhtub, süüakse sisse, mida juhtub ja on teada, millest teed oma keha, selliseks ka muutud. Inimesed ajavad sisse oma igasugust ollust ja muutuvad siis järelikult samasuguseks, erinetavaks. Kes ajab vähem sisse ollust, moondub vähem, kes ajab rohkem, see moondub rohkem. Ja kui on teada, et midagi on looduses valesti, siis on sekund miskit muud, sest looduses ei ole jumalaid. Looduses on iga loom, iga inimene on ise looja, loob ise oma tulevikku ja kes mida sisse sööb, see saab sellise tulevikku, sest ei ole võimalik süüa sisse sodi ja elada siis niimoodi, nagu rääkis akadeemik Pavlov või professor Menšikov 150 aastaseks.
et loomadel looduses tegelikult esineb ainult 3 liiki haigusi, 3 liiki. Loomad surevad siis ainult 3 põhjuse tagajärjel. Esiteks on need parasiidid, keda nad saavad paratamatult sisse siis söögiga, vett juues. Neil on haigused, nagu marutaud ja veel erinevad tüved. Kuid neid pole üldse palju, võrreldamatus koguses inimeste haigustega. Ja on veel traumatoloogia, juhtub midagi loomadel, omistaks hukkuvad, murravad jalaluu, ei saa enam joosta, põgeneda, toitu jahtida. Nagu näete, on siin ainult 3 põhjust. Ja kui vaatame neid haigusi, mida põevad inimesed, siis inimeste haigused on väga suures ulatuses sellised, mida tegelikult looduses ei leidu. Metsast ei leia ühtegi looma, kes oleks surnud ära südameravandusse, ajuravandusse. Loodusest ei leia ühtegi sellist inimeselaadset looma, kes oleks moondunud, paksuks läinud. Looduses ei hukku loomad suhkruhaiguse tagajärjel. Neil pole kõrget vererõhku, ei ole astmat, ei ole allergiat puhta looduse vastu, puuõite vastu. Looduses on kõik paigas, kõik. See kõik on kujunenud välja aastatuhandetega. Loomad ei suitseta, nad ei ela keset kiirgust ja loomad tegelikult hoolivad enda elust. Neil ei ole see elu tõmmata lükata. Ja seetõttu loomad on loomulikud, elavad ära oma loomuliku elu. Inimene kahjuks elab ära ainult kolmandiku sellest, heal juhul poole, mis on ette nähtud. Küsimus jääb üles, miks? Looduses ei ole küsimust, mida peaks sööma. Ja looduses muideks ei ole leitud ühtegi korjust, mis oleks surnud vähki. Kuid need samad metsloomad, keda viiakse loomaaedadesse, nad hakkavad sööma seda sama mürgist, ebaloomulikku sööki, mis saavad inimesed jäävad vähki. Ja muide, kõik loomad, kes on veganid, need loomad elavad muideks kauem kui kiskjad. Vaatame elevante, vaatame kaameleid ja just see taimne toit, ma räägin toorest, on loomulik, aga inimene, kes on siis saanud omale sellise reklaami, kes on võtnud omale selle koolajoogi karastusjoogiks, mis paraku ei karasta, on muutunud ebaloomulikuks ja inimese teadvus on hakanud sellega taand arenema. Inimese mõistus on kahestunud. Kui ta sõidab autoga ja tal tekib loks rooli sisse, hakkab üks ratas loksuma, siis inimene ei keera mitte muusikat kõvemaks ega hoia rooli kõvemini kinni, peites sellega ära selle olukorra. Kui hakkab põlema bensiinituli, õlituli, siis inimene ei kleebi sinna kleepse peale, ei pane näppu ette, vaid ta püüab leida selle põhjuse ja selle kõrvaldada. Kuid tuus olukorra nüüd üle autodelt inimese peale, siis midagi pärast, kui kuskilt hakkab vahutama, kui inimkeha annab märku, et on oht, kusagil on midagi paigast ära, siis inimene ei püüa mitte leida põhjust, miks hakkas vahutama, ega püüa selle põhjust kõrvaldada. Et inimene läheb arsti juurde, saab sealt siis omale tableti, ebaloomulikult, tehislikult toodetud tableti, võtab sisse mingi tehisaine, mida looduses ei esine ja peidab ära sellega siis oma probleemi. Paneb õli lambile, pöödle ette ja õlituli ei vilgu enam ja kannab kaasa edasi. Sellist olukorda, kus inimene väldib siis oma tervisehädade tegelikke põhjusi ja tegeleb nende lappimisega, nimetame me meditsiiniks. Just seetõttu, et inimesed on loovutanud oma tervise, oma vastutuse tervise eest meditsiini kätte, inimeste kätte, keda nimetatud doktoriteks, arstideks.
on inimkond kaotanud oma loomuliku sideme, oma teadvuse üle vaatama oma tegelikust tervisest ja hakanudki vähem elama.